Siin, Vatikanis, ligi 500 aastat tagasi nähti ringi liikumas piiskop Simon van der Borchi, kes rajas Vana-Liivimaa põhjaservale linnuse, mille saladused on siiani paljastamata. Kuigi nüüdseks on linnusest järgi vaid väravatorn, aitasid arhiivist leitud vanad joonised meil selle virtuaalselt taastada. Uus linnus tõi ka piiskopi nime maailmakaardile. Tema järgi hakati muistset Küngassaart kutsuma Borgholmiks ehk eestipäraselt Borkuniks. Nüüd miks rajas alles 15. sajandi lõpu Tallinna piiskop Simon van der Borch niisugused suuremat sorti kindlustused Borkunisse? Sellel ei ole väga ühest seletust. Legend räägib, et Borkunis sai Eestimaa katoliikluse viimane pelgupaik, kuhu Tallinna mungad põgenesid koos oma rikkaliku varandusega. Aga kuna tal oli see koht olemas, siis ta läks sinna ja viis oma mingid jüngrid sinna. Ei ole täpselt teada, keda, kui palju. Ei ole mitte midagi teada. Uskuge või mitte, aga siiani pole keegi Borkuni lugu põhjalikult uurinud ega vana linnuse varemetes tõsisemaid väljakaevamisi teinud. Üheks levinumaks legendiks on see, et piiskop võis ehitada oma linnuse siia sellepärast, et toona oli Valge jõgi veel laevatatav. Kindlasti see on müüt, ütleme nii, aga et mõne paadiga, kerge, ütleme viikigi laevukesega. Kuigi jõgi ei ole enam nii veerohke, siis järv on säilinud kogu oma hiilguses. Aeg-ajalt aga kaob vesi järvest lihtsalt ära. Legendi kohaselt ennustab järv niiviisi suurte hädade algust. Ja tõesti, kui võrrelda näiteks eelmise sajandi sõdade algusi ja järve kuivamist, ei pea legendis pettuma. Kui ma nüüd vaatan, see on ikkagi väga suur veekogu. Kuhu kohta see kõik saab ära ühel hetkel kaduda? Kuhu see vesi? See oleks nagu keegi tõmbaks hiigel suure vanni korgi eest ära. Väga õige. Sama uskumatuna kui legend sõdu ennustavast järvest, kõlas ka rahvajutt, et järve põhjas on müstiline kaev. Selle filmi tegemise käigus see kaev ka leiti. Ma teadsin, et räägiti kaevust, aga et see kaev on tegelikult tõeline, et mitte lihtsalt süvendatud auku või midagi taolist. Mõistatuslikke kaeve on leitud siin kandis veel. Need on olnud peidetud paksu metsa sisse, kaugele eemale inimasustusest. Miks? Sellele vastust ei ole. Kui arheoloogid põgusalt kunagise linnuse asukohta uurisid, tulid välja vanad kirikuvaremed ja maa alla viiv salapärane sügavik. Mina mõtlen, et seal üks väga tähtis asi on kirik. Legendid räägivad, et Borkunist viisid teistesse linnustesse pikad maa-alused käigud, kus võis peidus olla nii varandust kui ka ohvrite säilmeid. See vana Rennekamp oli hakanud seal kaeva midagi ja tuli skeletid välja. Kaasaja inimesed on olnud seletamatute nähtuste tunnistajateks nii linnuse juures paiknevas vanas mõisahoones kui ka saare lõunatipus asuvas iidses ammu unustatud matmispaigas. Järsku nägin, et minu ees läheb sellises tumedas, pikas, kõva kübaras mees, õljus niiviisi. Viimasel ajal on Borkuni sattunud geobioloogide huviorbiiti, keda köidab siinne huvitav energeetika. Ja tulid kaks daami sinna nagu pikas nükses õhturiietes olid. Ja ükskord, kes see pilli mängis, ja see ma vaatanud, et hobusekabjad nendel all. Täitsa hobusekabjad. Kas Borkuni loo uurimine võib tuua muistse Küngassaare maailmakaardile tagasi just nii, nagu tegi seda kunagi oma nimega Tallinna piiskop Simon van der Borch?